seisame CAT 306 mini-ekskavaatori kõrval. Nüüd otsustasime astuda veel ühe sammu edasi ja tutvustada masinad, millesse on paigaldatud tööd hõlbustavaid tehnoloogiaid. Suurtes Caterpillari ekskavaatorides on juba pikka aega kasutatud niinimetatud elektroonilisi piirdeid ehk elektroonilisi tõgeid. Elektrooniline sein. Sellega saab määrata perimeetri, milles masin töötab ja sellest perimeetrist ei saa masin välja sõita. Seega puudub vajadus, et ekskavaatori juures seisaks mitu inimest, sest ekskavaatori juht saab ise suurepäraselt kõike näha ja lõpuni teha. Meenutagem mõne aasta tagust juhtumit, kui ekskavaator keeras sõiduteele ja riivas oma kopaga mööda sõitvat autot. Tuleb öelda, et need tehnoloogiad aitavad vältida kulukaid vigu. Veel on neisse masinatesse paigaldatud identifitseerimissüsteemid, mis näitavad, millisel sügavusel hetkel kaevetöid tehakse ja kui palju on veel vaja kaevata. See muudab samuti töö lihtsamaks ja suurendab täpsust. Kliendid on juba harjunud, et annavad meile üle projekti ja meie töötame selle kallal. Nii on töö tegemine turvaline, tuleb vähem vaadata ja mõelda. CAT-iga on kõik identne, olenemata sellest, kas istud 2-tonnises või 22-tonnises ekskavaatoris. Sama tahvelarvuti, aga kui on kaamerad, siis näed enda ümber kõike 360 kraadi ulatuses. See kõik on suurepärane, tõepoolest. Põhiprobleem on hoopis selles, et turul ei ole piisavalt kogenud operaatoreid, kuid need töö tegemist hõlbustavad tehnoloogiad aitavad äsja tööd alustanud uuel inimesel kohaneda, õppida ja vigu vältida. See on arvatavasti oluline eelis. Kevadel toimunud ürituselt tõestasime, et see ekskavaator suudab tõsta 1,7 tonni. Nüüd muudame katse raskemaks, sooritame tõste 2-tonnise koormaga. Tõstab. Jah, see on oluline, sest inimesed vajavad masinat, mis suudab teha kõike. Elu nõuab erinevaid lahendusi, kiiremat tempot. Tehnoloogiad on vajalikud. Säästab aega, sest täna ongi kõige kallim just aeg. Selle abil saab tõesti suure töö ära teha. Töökindel, hea, kvaliteetne tehnika. Kui operaator on töökogemused omandanud, siis ausalt öeldes ei taha ta pärast Caterpillari kabiini istumist enam sealt välja tulla. Jah, nii see on.